Kas saab üldse küsida või öelda? Jah, see on selline hästi mustvalge liigitus. See on natuke sinna kanti küsimus, et kas see toit on hea või halb. Et väga suur osa bakteritest on neutraalsed. Üldiselt kogu see teema bakteritest ajalooliselt on ta läinud niimoodi, et mõnisada aastat tagasi me ei teadnud üldse, et bakterid eksisteerivad, kuigi me kasutasime tegelikult neid leiva kääritamisel ja asjad, mis on ammu ilma olemas olnud. Siis üks hetk, kui me saime neist teadlikuks, siis me leidsime, et nad kõik on hirmus suured vaenlased, neid tuleb hakata maha tapma. Ja selle suure sõja me nii-öelda võitsime, aga sellega kaasnesid siis kohe erinevad igasugused südame- ja veresoonkonna haigused ja sellepärast, et bakterid on meid väga palju ajalooliselt ka toetanud. Ja nüüd me oleme hakanud sellel aastatuhandel mõistma väga palju paremini, et me oleme täiesti lahutamatu tervik ja me elame sümbioosis bakteritega. Tiim. Et see on üks suur tiimitöö ja see on kogu aeg ka sinu enda valik, kui sa midagi toitu suhu paned, siis sa tegelikult valid seda, milliseid baktereid sa siis toidad ja milliseid nälga jätad. Ja mõned bakterid tõepoolest võid öelda, et on halvad selles mõttes, et nad põhjustavad sulle mõne väga tõsise haiguse näiteks. Ülisuur osa on, ütleme sellised pigem neutraalsed ja mingisugustega oleme me leidnud teaduskeskuses ja üha rohkem tuleb uusi uurimusi maailmas, neid tuleb tohutult palju, seoseid jälle, kuidas see bakter toetab mingit muud funktsiooni ja et aga üldiselt, mida nad teevad, nad aitavad lagundada erinevaid kiudaineid, siis kasulikeks ühenditeks, näiteks võihappe on või etaanhappe, jäädikhappe ja butyraat ja lühikese ahelaga rasvhapped näiteks. Et need on sulle väga-väga kasulikud ja nad aitavad signaalmolekule toota